Nii, tervist! Kas sa tahaksid täna minuga natukene putukatest rääkida ja vaadata ka sutsu grammatikat ja uusi sõnu? Nii, aga alustame. Et võtame kõigepealt ainsuse esimesed 3 käänet. Ehk siis nimetav, omastav, osastav. Mul on putukas, putuka, putukat. Ja nüüd võtame mitmuse. Putukad, see tuleb siit, paneme tee juurde. Siis mul on putukate, see tuleb siit, putukate. Ja seda vormi ma ei tea. Vaatan või ütlen sulle praegu putukaid. Nii, aga paneme konteksti ka. No näiteks, mis värvi see putukas on? See putukas on sinist värvi. See putukas on punast värvi. See putukas on kollast värvi. See putukas on rohelist värvi. See putukas on musta värvi. See putukas on pruuni värvi. See putukas on halli värvi. Kas sa oskad veel värve nimetada? Loomulikult ma saan öelda ka, et see putukas on sinine või punane. Nii, omastav. No näiteks putuka värv. Mis? Ja putuka värv võib varieeruda. Ehk võivad olla erinevad värvid, nagu me just rääkisime. Nii, osastav. Väga hea on siin jälle korrata, et alati, kui me räägime mitu, siis me kasutame seda osastavat ja ainsust. No näiteks 2 putukat, 3 putukat, 4 putukat ja 5 putukat. Selge? Nii, tuleme siis siia mitmusesse. Putukad on. No missugused need putukad siis võivad olla? No vaatame koos mõned sõnad. Putukad on ilusad või putukad on koledad. Putukad on hirmsad. Või putukad on imelised. Putukad on õudsad või hämmastavad. Väga tore sõna. Putukad on väikesed. No mida veel? No näiteks värvilised. Või putukad on kasulikud. Kas sa oskad mulle veel öelda, missugused putukad on? Nii, omastav mitmus. No näiteks putukate maailm. Kelle maailm? Putukate maailm on imeline. Kas sa oled nõus, et putukate maailm on imeline? Ja osastav mitmus. Seda me ei tea, me vaatame seda näiteks sõna veebist. Mina hetkel olen selle teile kirjutanud, neid putukaid. Putukaid leidub igas maailma nurgas. Tundub ka õige, kas pole?